Ka siin varsti starti, no nende vahel peaks täna selgeks saama Eesti noorte meister rallikrossi arvestusel. No Tõnu Peek on praegu Eesti meistrivõistluste arvestuses 3. kohal, nii et tegelikult Tõnu Peegi sõitu number 6 kindlasti tasub jälgida ja kindlasti on vaja Tõnul siit väga kõrgeid kohti võtta. Tõnu on selle hooaja väga korralikult sõitnud, väga stabiilselt sõitnud. Ja kindlasti areng, mis siin viimase aastatega rallikrossi mastaabis on olnud Tõnu puhul loomulikult väga hea. Kuigi tegemist on väga kogenud mehega, väga kogenud sõitjaga, nii et sellest mõttes mõistas Georg Orr praegu 3. kohal ja Lauga Räät soimas siis 4. positsiooni hetkel. Läti noorteid ja vette nüüd. Võtad jokkerid. Läheb ette ta ei. Sööda saab, et tema lihtne. No Peelakov seda rivi praegu vedamas ja Ingus Peelakov see on kõva sõitja. Viimastel aastatel on väga hämmastav olnud, teevad suured mehed head tööd, sõidavad noored hästi ja praegu siis Georg Orr läheb, võtab jokkeri ära. Väga õige. Ja nüüd läheb neile lähedal kõvasti. Peelakov läheb kinni veel. Peeki ongi korras. Aga on ka Ingus Peelakovsil olnud siin suhteliselt palju ebaõnne nendel Eesti rallikrossi meistrivõistlustel, nii et tegelikult pole sellist võib-olla heas kiiruses tempos lõpuni sõitu olnudki, et on ikkagi selline kiparusi ette tulnud ja on Peelakovs ka päris mitu sellist upepalliga rajal teinud siin. Lähevad Peelakovs ja jokkerid korralikult võtta ja hästi seda teha, siis on võimalik ka seal jokkeris mööda sõita ja praegu põrkavad seal kokku Georg Orr ja Ingus Peelakovs. Peelakovs tuli just praegu selliselt kiirelt otsalt sealt jokkerist välja, läks jokkeris natukene pikaks ja nägite, kus Tõnu Peek tegelikult läks jokkerist Peelakovsist mööda, nii et tegelikult kui vigu teha, siis on võimalik lausa jokkeris mööda sõita ja väga targalt praegu Tõnu Peek kasutas selle noore lätlase eksimuse ära, aga sealt tuli praegu Peelakovs tuli välja ja tuli kõrvalt ka kohe Georg Orr ja autod põrkavad kokku ja Peelakovs jääb jälle raja äärde. Aga usun, et see praegu, mis toimus, Tõnu Peek saab siit korraliku töövõidu, väga taktikaliselt hästi sõidetud ja see annab kindlasti Tõnule sellist positiivset emotsiooni juurde tänaseks päevaks ja seda on kindlasti Tõnul vaja, sest väga palju on ka temal mängus siin just Eesti meistrimedalite saatuse otsustamisele. Aga näete jah, juba sain just rääkida, et Peelakovs, kes on kiire olnud ja Lauga Räät siin praegu selles sõidus siis 4. kohal, kes on kiire olnud, siis praegu siin jah, selline kokkupõrge Georg Orriga. Usun, et tegemist oli sellise klassikalise võistlussituatsiooniga, et see on midagi nagu sellist nääruste vastast ei olnud, aga eks seda peavad otsustama juba kohtunikud ja praegu siis Peelakovs